Tere! Kõigepealt kiitus Siirile, suure töö tegijale. Sirel ei saa meiega praegu siin olla seda uhket hetke jagada, sellepärast, et tal on tähtis asi pooleli. Tema on nimelt Cambridge'is, kus on Balti uuringute konverents, kus ta räägib parasjagu eesti kirjanduse tõlkimisest. Sest eesti kirjandus ei ole ainult eestlaste salaasi. Teised saavad ka teada, et seda tema seal teeb. Aga nüüd tunnetagem korraks seda suurt kultuurilugu, mille peal see raamatulugu seisab. See kultuurilugu on kukekeha ja see kukekeha on maa sees. Ta on meie kõigi jalgade all. Ja sellepärast ongi siia pannoole mahtunud raamatulugu imelihtne. See on nagu kuke peal. Vot nii. Ja miks see on kihvt? See annab kõikidele võimaluse jutustada oma lugu, oma versioon Eesti raamatu, Eesti kirjanduse loost. Näiteks, siin on meil Kalevipoeg, tuntud mõõgamees on ju. Aga kui me tuleme siia poole, siin on meil veel üks mõõgamees, see on puumõõgamees. Mikita on seal nurgas. Ühtegi vanusegruppi ei ole ära unustatud, minu suured lemmikud mõlemad, jälle tagasi, ma lähen seal lastenurka. Siin on Lotte ja Sveta Grigorjeva, suured noorte iidolid. Et iga üks leiab siit endale kena raja, mida mööda sõbrale tutvustada Eesti raamatu lugu. Lisaks, mis mulle meeldib, see on väga kihvt osa nagu moodsast muuseumist. See pannoo annab lahedaid mälutrikke. Mulle alati meeldib, kui muuseumis käigust on midagi pärast nagu kasu ka. Kui me vaatame sinna, siis me näeme, et esimene trükikoda ja Tartu Ülikool enam-vähem ühel ajal, see valmis aasta vist vahet ainult. Või siis näiteks, meil on seal üleval, seal sammaste juures, näete, seal on 2 daami sammaste juures, need on tähtsad almad. Kohe ma ütlen, Alma Lüübek ja Alma Tomingas. Ja Alma Mater. Kui hea nipp, kuidas meelde jätta, millal naised kõrghariduse juurde jõudsid. Ja mis on veel tähtis osa raamatute ja üldse kirjaoskuse leviku juures on seltsid. Kus meil siin seltsid on kuskil keskel, näed? Seltsid. Seltsidest on saanud palju väga suuri asju algusi. Näiteks Kalevipoeg ja näiteks Eesti Rahva Muuseum. Ja selle pannoo tegemise ajal tehti veel üks selts. Tehti Eesti naiskirjanduse selts, mis hakkab välja andma Eesti naiskirjanduse auhinda. Seal žüriis on ka Sirel Heinloo. Ja selle seltsi mõjudele tänu on siis kaasatud siia pannoole ka rohkem naisi, et kuigi siin osas on võib-olla rohkem mehi, siis selles tänapäevasemas osas on juba mehi ja naisi täitsa võrdselt. Nüüd siis kõik saate ise seda uudistada. See on põnev. Ja tänud. Sirelile väga meeldis koostöö Siiriga. Suur aitäh. Kes olid veel hirmus tähtsad inimesed, kellele me ütleme suured tänusõnad on aitäh Maris Klaas, kes kutsus Sireli seda asja kureerima. Aitäh Sireli juhendajale Mart Velskrile ja professor Liina Lukasele, kes aitasid ka kaasa mõelda ja toetasid. Ja suur tänu Sireli abikaasale Toomas Lepikule, kelle vankumatu toeta laste hoidmisel ja kodustel toimetustel, sõbralikus sõna ja julgustava mõtteta, võib-olla ei olekski see pannoo siia seina sellisel kujul jõudnud, sellest oleks meil küll kõigil suur kahju olnud. Vot nii. Aitäh, Toomas! Mul on paar tähtsat mõtet veel, mis Sirel on kirja pannud. Mul on kokku 6 minutit 13 sekundit läheb kokku aega umbes, et Sirelile on tähtsad olnud alati kirjanduslugu ja visuaalne mõtlemine. Seda ta teeb ka, seda kirjandust viib ta rahvale lähemale ka seda Tarslämi üritust korraldades ja nüüd see töö oli nagu rusikas silmaauku, et siin ta saab kirjandust viia inimestele lähemale. Ja see on olnud ammusest aega juba tähtis siin kuskil. Pirru valgel, mida loetakse? Nõu ja abi kui vaesus
ja nälg käes on. Et nagu tänapäevalgi on paljudele seltsiliseks eneseabiraamatud, kokaraamatud ja aiandusraamatud. Aga kui meil on selline uhke pannoo, siis kõikidel nendel tegijatel on lootus, et kirjandus ja huvitavate mõtetega raamatud jõuavad paljudesse kodudesse ja inimeste pähe. Ja kui me nüüd mõtleme, nagu katoliku kirikus on alati olnud olulised stseenid piiblist seina peal ja niimoodi nüüd siin ka selles meie esivanemate tarkuse kummardamise kantsis on loodud selline uhke sein, mille maalingud kajastavad siis olulisemaid pildikesi Eesti raamatuloost ja Sirelil on olnud hirmus hea meel olla see pastor ja selle asja vahendaja teile. Minul on olnud väga hea meel tema mõtteid teieni tuua. Suur tänu Siirile selle ilmutuse loomise eest ja kes soovib veel natukene rohkem selle raamatu usu tunnistusega kaasa minna, siis võite kutsuda Sireli endale giidituuri tegema või siis kiirkursust andma. Aitäh! Aitäh, Toomas, ja aplaus Sirelile! Tõepoolest, suur töö on tehtud, võimas asi on valmis saanud. Tuleb tänada ka Siiri tugimeeskonda, Pannoo audiolahenduse loojat ja multitalent abikaasat Tanel Rannalat. Aplaus! Vaata, kui palju saavad ikka naised tehtud, kui mehed tööd teevad.